Tere kõigile, Priit on minu nimi ja ma räägin, ma arvan, see teema, ma räägin jätkusuutliku ettevõtluse võimalikkusest. Ütleme läbi siis oma prisma, et see ei ole kindlasti lõplik või ka algne tõde, aga ma räägin neid mõtteid, mis mul täna on. Et enda taustast nii palju, et ma olen ettevõtja või väikeettevõtja, võib-olla oleks isegi õigem öelda, et ma tegelen põhimõtteliselt kõige rohkem on siuke ettevõte nagu Biomarket, ökopoed, et see on see, mis ma peamiselt tegelen ja siis on kõrval äri mõttes on Lamu ökojäätis, kui te teate, üks ettevõtmine, millega ma olen seotud ja siis on ökopagar, pagarvõtaks Tallinnas, et see on ka üks asi, millega ma olen seotud, et need on kolm siukest ütleme siis ettevõtted ärivaldkonnas ja siis on kaks asja, kus ma veel olen seotud, mis natuke haagivad võib-olla selle teemaga. Üks on MTÜ Uuskasutuskeskus, kus ma olen üks asutaja, ma ei teagi, kas 10 aastat või 7 või 8 vanad on, et üks ja praegu nõukogus seal ja teine on Heateo sihtasutus, kus ma olen ka nõukogus ja mis on natuke edendab sellist sotsiaalset ettevõtlust. Et see on minu taustast, et mingi kogemus või vahetu kokkupuude mul sellega on, aga see, nagu ma ütlesin, ei ole, kes teab, mis põhja paneb. Ja kui ma nüüd palusin tahvli tuua, et mul ei ole slaide, ma mõtlesin, ma hoian neid nulle ja ühtest kokku, et ma ei hakka digitaalselt midagi tegema, aga ma palusin siia tahvli ja ma sain selle, et ma enda jaoks nagu natuke üritasin defineerida sellist, et mis see jätkusuutlik ettevõtlus on ja siis ma jõudsin, et ma natukene defineerin seda maastikku, et üks skaala, kui me võiks öelda, et ütleme, et siin on nagu 0 ja siin on siis 100, on see sama, mis me mõtleme, siuke klassikaline kui me räägime ettevõtte, siukest jätkusuutlikust ettevõtlusest, siis me võime öelda, et selline 100 on, et see on nagu eetiline, võib-olla roheline, ma ei tea, hea, õige. Lihtsalt, et te sellest skaalast saate aru ja siis see siin oleks nagu, ma ei tea, must, paha, ebaõige, ebaeetiline, kuri, kapitalistlik ja nii edasi. Ehk see on nagu mingis mõttes skaala, kui me räägime klassikalist jätkusuutlikust ettevõttest, siis me nagu räägime pigem selle otsa ettevõttest ja siis kui me räägime, et nagu tavamaailm või ärimaailm on kuidagi siin ehk ja see võib-olla see kriteerium, kuidas võiks defineerida, on siis see, et kuidas see ettevõte oma tegevusega mõjub välismaailmale. Et ütleme, energiaettevõte võib-olla, kes kasvatab või toodab elektrit põlevkivist, ütleme, et ta reostab, et ta pigem on kuskil siin otsas ja taastuvenergiaettevõte, kelle välismõju on väiksem, võib-olla on siin otsas. Ja siis on selline üks jätkusuutlikkuse dimensioon. Ja teine dimensioon, millega täitsa igapäev, kõik, kes on ettevõtjad, on kokku puutuvad, on selline sisemine jätkusuutlik või jätkusuutlikkus. Ehk selle ettevõtte, ütleme, see on nagu väline. Mul käekiri on väga loetav, aga vähemalt sõnad, kui ma midagi ütlen, siis te saate aru. Ja see on nagu mingis mõttes ettevõtte enda elujõulisus. Ehk siin ma ütleks ettevõtte näiteks kasum, suurus, mingis mõttes ka jätkusuutlikkus. Ja see on nagu lihtne siuke, kui me nagu mõtleks seda piltlikult nagu lihtsa maatriksina ja need maatriksid, eks on kõik siuksed natukene joonistavad maailma mustvalgeks. Et defineerides seda, siis me võiks öelda, et kui ettevõte on nii-öelda välismises mõttes mitte jätkusuutlik, reostab ja ei ole kasumlik ka, eks, et selgelt see on nagu siuke surnuaed, et siin see ettevõte ei tee maailma midagi head, aga ta ei kesta ka kaua. Et iseenesest nagu okei. Nüüd ütleme, kui me võtame seda, ja need on tõesti lihtsustused, mis ma räägin, aga võib-olla see, vähemalt ma ise niimoodi mõtlesin, et kui me võtame sellist, et välimises mõttes võib-olla siuke tavapärane ettevõtte, aga suhteliselt edukas, jätkusuutlik, me võikski öelda, et see on tavaäri. Et enamus tavalisi ettevõtteid, kes kestavad, eks nad on kasumlikud, aga võib-olla me kõrvalt vaatame, ütleme, et kuule, tegelikult nad võiks olla rohkem, ma ei tea, selle jätkusuutlikkuse skaalal võiks olla nagu siinpool. Siis on rida ettevõtteid, ütleme, kui me räägime sellistest, kaasa arvatud need ettevõtted, millega mina olen üldjoontes seotud,
on võiks öelda, et sellised jõle lahedad eetilised ideed on ja kõik on jõle nagu kihvt on ja, aga et pigem on nagu selles, et okei, kuidas selle asjaga elus püsida. Et kuidas saada hakkama, kuidas see idee reaalses elus nagu vastu peab, et sellel teljel ma ütleks, et on väga jätkusuutlik, jõle kihvtid asjad on ju ülihead asjad maailmale, kui sa nüüd tood selle reaalselt ettevõtte kui organism, siis küsida, kas see ettevõtte või seda tüüpi ettevõtete liik on elujõuline, siis ma ütleks, et väga keeruline. Et ütleme, ütleme, ma ei tea, ütleme näiteks sinu rohelised startupid. Kindlasti on siin nagu sellised idealistid. Ma ei ütle ullikesed, aga põhimõtteliselt nagu kõik need algsed ideed on, kas ta on väga hea idee või startup, et tõenäoliselt on nagu selles kastis, kus sa tegelikult ei tea, kas see asi on jätkusuutlik. Ja mulle tundub, kui me räägime nagu jätkusuutlikkusest ettevõtlusest, siis see ideaal on justkui nagu see koht. Et ettevõte oleks et ta mõju maailmal oleks positiivne ja ta tegelikult oleks jätkusuutlik, ta suudaks areneda, ma ei ütle ilmtingimata, et kasv oleks hea, aga selles segmendis ma ütleks kindlasti kasv on hea. Et kui me täna räägime, et ma ei tea, 95% maailmast on nagu siin, eks, ja võib-olla 5% on kuskil siin. Et siis me selles mõttes ikkagi tahame, et kui me räägime siin ka loomulikust kahanemisest, et me ei taha, et see 5% kahaneb. Me mingis mõttes ütleks, et see kogu tervik võiks kahaneda, aga see osakaal siin võiks nagu suureneda. Ja siis see küsimus, kui ma nagu enda jaoks niimoodi mõtestan, on see, et kuidas seda kasti suurendada või kui me nagu räägime jätkusuutlikust ettevõtlusest siis, või ettevõtetest, siis võiks mõelda, et kui reaalne on see, et see kast, et ta on välimises mõttes jätkusuutlik ja ka võib-olla edukas ja kasumlik, suudaks kasvada. Ja põhimõtteliselt, kui me mõtleme, et laias mõttes see küsimus, et kas kogu maailm saaks nagu muutuda rohelisemaks, paremaks, eetilisemaks, et ja siin minu arvates on kaks sihukest jälle üldistades kaks teed. Et tee number 1 on see, et need ettevõtted võiks liikuda siia. Ja tee number 2 on see, et need, mis siin alustatakse, need startupid võiks saada suuremaks ja edukamaks. Ja ma nüüd natukene jagan oma mõtteid nagu sellest, et nagu nende kahe tee mõttes, et ma nüüd selles mõttes selle joonise kandsin, ütleme sellise raamistiku ette, mida mööda ma proovin rääkida. Ja kui nüüd niimoodi laias laastus endalt küsida, et see maailm muutuks rohelisemaks, et kas see võti on nendes suurtes ettevõtetes või võti on nendes väikestes ettevõtetes, ma arvan, vastus on see, et need mõlemad on olulised. Me ei saa eeldada, et üks selle töö ära teeb, aga mina ütlen sellisest ökokaubanduse valdkonnast või näiteks kui ma võtan tarbijakaupu, poode ja kui ma kujutaks ette, et see maailm võiks olla roheline, siis ma ei kujuta ette, et nagu ökopoed saavad suureks. Ma ütleks piltlikult, see peaks olema Klimi ja Selver ja kõik müüvad ökokaupu. Ja see ei ole see, et tõenäoliselt ei ole reaalne olukord, kus ütleme, mulle tundub reaalsem see, et Coca-Cola muutub roheliseks, kui et keegi tuleb teine roheline tootja, kes kasvab, ma ei tea, võtta mis iganes saksa limonaad ja öelda, et ta nagu saab suuremaks kui Coca-Cola. Et mulle tundub sama võib-olla, kes siin oli, kui Reetaus rääkis, et küsimus, kas tulevad väiksed brändid ja võtavad üle või suured brändid muutuvad rohelisemaks. Ja mitte olles küüniline, mina ise, kui nüüd küsida natuke veel selle liikumise suhtes, et kas tavaettevõte läheb rohelisemaks, et siin võiks olla väga küüniline öelda, et me ei usu seda, et see on inertne maailm, et ta tõenäoliselt on nii. Aga tegelikult mina ise olen suhteliselt nagu mõõdukalt optimistlik, et kui me küsime endalt, et vaata see sama, mis Reet ütles, et kui siin tuli juttu sellest, et kas suured ettevõtted, et kas nad teevad midagi näiteks rõivatööstuses, siis Reeda vastus minu arvates ta ütles seda, et tegelikult tehakse väga palju. Tähendab, tehakse rohkem, kui me küsime, et kas täna maailm on rohelisem kui 5 aastat tagasi, nagu selles osas, siis mina usun, et on. Et kui sul võib-olla oli, ma ei tea, või 20 aastat tagasi, keegi ei küsinud seda, kuule, mis see roheline asi on, neid rohelisi moesõusid ei olnud. Kõik need ökomessid võib-olla, mis on nüüd suured on ja võib-olla need enamusfirmad, tänased ökotootjad, ma arvan, alustasid kuskil 25-30 aastat tagasi. Et Saksa, kes on Saksa edukas turg, minu arvates seal on paljudel firmadel, sihukestel toidufirmad, umbes 25 aastane juubel ja 30 juubel ja nad ei ole 100 aastat. Et ja kui me niimoodi võtame, et siin on päris tugev nagu surve, mis ütleb, et liigume siit edasi. Et ükski ettevõtte täna ei ütle julgelt, et me nagu reostame nii palju. Tegelikult see nagu avalik surve on selline, et see on ettevõttel tegelikult häbiasi, mis on mingis mõttes võib öelda, et see ei ole palju. Et nad tunnevad halvasti, aga ikka reostavad edasi. Aga minu arvates on ikkagi parem kui mitte midagi. Et selle koha pealt minu tunne on, et siin on teatud
teatud surve, mis viib ettevõtteid edasi. Nüüd, kui ma küsiks, et kas ma usun, et see järgmise, ma ei tea, 10-20 aasta jooksul liigub väga palju, ma ütlen pigem mitte. Minu arust on niisugune evolutsiooniline vaikne areng, aga me peaks pigem tunnustama seda, et see reaalselt toimib. Et kui me vaatame, ma ise ei ole niisugune ekspert kõrvalt vaatanud, kui me vaatame autotööstust näiteks, suur, sisuliselt me võime öelda, et enamus autosid on keskkonnasäästlikumad, kui need olid 5 aastat tagasi. Ilma igasuguse promota me näeme elektriautosid, me näeme, ma ei tea, kütusekuludeks 3-4 liitrit kütust 100 kilomeetrile, need ei olnud asjad, mis olid võib-olla 5 või 10 aastat tagasi. Ilma igasuguse, me võime küünilised olla, tegelikult me ütleme seda, et see nii on. Vaatame Eesti ja maailma energiatootmist, taastuvenergia osakaalud kasvavad. Et minu arvates siin tuleks tunnustada seda, mis siin toimub. Ja üks, kui jälle niimoodi suurelt mõelda, et kus see lahendus võiks tulla, eks siin on selgelt ka eelised sellel sektoril. Et esiteks sul on kapital, sul on teatud määral talent, et kui see lahendus võiks tulla, ütleme piltlikult jälle võtame autotööstuse näite, et teha hea auto, sul on vaja tohutut inseneri kompetentsi. Ja kui täna küsida, et kas on reaalne, et see inseneri kompetents tekiks väljaspoole seda sektorit või sisse, siis on, ta kindlasti võiks tekkida väljaspoole, aga see olemusele kompetents sektori sees on suurem. Et öelda, et keegi, ma ei tea, kas seal teeb oma firma või, aga mulle tundub reaalne, et on mingid täitsa turujõud, mis suruvad siia. Nüüd see häda minu arvates selles sektoris, ütleme nende suurte ettevõtete puhul, et jälle mõelda, et mis seal piirangud võivad olla, on see, et enamus nüüd ütleb see, et okei, tooge mulle nõudlus ja ma reageerin, eks. See on natukene siuke reaktiivne, et oleks turgu, küll ma toodaks. Et siin on raske näha sellist, et ma tean, et see on hea asi, see ei ole kasumlik, aga ma ikkagi teen seda. Et ühest küljest seda on raske siin näha või raske öelda, et siit segmendist võiks tekkida sellised pioneerid. Ühest küljest seda on raske näha. Nüüd teisest küljest korra tulla siia ja mõelda seda sektorit, kus on sellised, see on jah natuke polariseeriv, aga võiks öelda, et siin on sellist südamega õige asja tegemist rohkem. Nüüd, häda selle südame, mina nüüd selles segmendis, mis ma üha enam niimoodi olles natuke ka võib-olla töö mõttes sellises rohelises segmendis enda poolt küsida, et okei, mida meie ettevõttena saaks teha, et see, ma ei tea, ökoasi läks paremini, inimesed ostaks rohkem pagaritooted, mis oleks puhtad, ostaks rohkem jäätist, mis on puhtad, siis see põhi küsimus ei ole selles, et kui, ma ei tea, eetilised me oleme, vaid põhiküsimus või see põhipiirang minu arvates meil on meie enda rumalus. Rumalus enda tegijate, ma ei oska öelda, oskuste piiratus, et sisulises mõttes kui ma vaatan, ma ei tea, Lamu väljakutseid, Biomarketi väljakutseid, siis ma võin tuua 10 asju, kus me saaks olla paremad. Ja lihtsalt, et kui ma oleks, ütleme, Lamu konkureerib tavajäätistootjatega küsimus, et miks me oleme nii väiksed ja miks me ei saa, et mis meid takistab, siis on lihtsalt see, et tuleb teha paremini oma tööd. Ja ma usun, me saame seda teha ja vaata selliste mingis mõttes on minu arvates selline sisemine piirang, mida siit sektorist on vaja, mis ühest küljest ütlebki, see tegelikult kõik on võimalik, et olge ise mehed ja naised ja tehke see asi ära. Ja see, ütleme, on võib-olla võttes siit, et siin on selles sektoris on hästi palju seda kompetentsi, siin on võib-olla vähem, laias laastus vähem kompetentsi, rohkem idealismi. Ja ütleme selline, mida siin vaja on selles, ütleme, ja võib-olla see on rohkem see, ütleme siis veerand, kes on siin saalis. Et tõenäosus, et kui ma teilt paluks nimetada mõni laheda ökoidee, mis võiks olla või mõni ettevõtte, ma usun, et kõik suudaks välja tulla sellega. Et öelda, et tehke, et kas see idee on elujõuline, kas on tehtav, kas te ise tahate teha, et ma usun, me näeme, et see piirang on siin ja vähemalt mina ise oma töös, oma enda asjadega tunnen seda. Ja nüüd minu arvates on oluline meile teadvustada, mulle tundub, et see on oluline, et aru saada, et see võti siin ei ole selles mõttes selline mitte midagi keerulist. Et ütleme, see on näiteks Biomarketi näitel on see küsimus, ütleme, kui me tahaks näiteks, et mina mõtlen niimoodi, et Biomarketil ütleme seda, et meie mõte on see, et ökotooted võiks saada kättesaadavaks igapäevaseks loomulikuks, mis ütleb seda, et ökopoode võiks olla piisavalt, see kaubadistributsioon võiks olla hea, need hinnad võiks olla okeid, kaubad näeksid toredad välja, kõik logistika töötaks. Et see väljakutse iseenesest ei ole midagi sellel skaalal, see on kuidas olla hea, kuidas teha head kaubandust, kuidas teha häid poode, kuidas saada oma logistika toimima, kuidas saada mõistliku hinnaga kaubad poodi, need mõistliku hinnaga maha müüa, nii et kui te sinna poodi tuleks, et ei ehmataks, et millised hinnad on.
ja see väljakutse mingi koha pealt on tegelikult, ütleme, see nõrgem koht siin ärides ongi nagu see dimensioon. Ja mingi selline positiivne pool sellel on minu arust see, et see on õpitav. Et kui sul see suund on paigas, et sa pead lihtsalt aru saama sellest, et see on nii-öelda siuke, ma ei tea, kui see oli sell ja siis tuli õpipoiss ja siis meistriks saamine, et see on lihtsalt, sa pead seda tegema. Et lihtsalt tegema, harjutama, edasi minema, et ja mulle tundub, et see on ka nii, kui ma niimoodi ise kuuled erinevad ideid ja mõtled, et mille taha see jääb, et siis kohati ütled, et tulebki lihtsalt, et sul peab olema seda pikka vinna, et sa pead tegema, sul peab olema seda püsivust, mitte midagi keerulist selles mõttes, aga sa pead ütlema, et see on see valdkond, mida saad teha ja teed oma vead ära, et nagu siit üles minna ja nüüd, kui ma natukene sellise ringi enda jaoks kokku võtan või kui meie oleme nüüd siin, eks, et mõelda, et kumb siis on olulisem või et siis mina ütleks mingis mõttes, et selline pioneeri roll võib-olla reaalses mõttes ikkagi see esimene võti, kuigi need numbrid siin on 1 ja 2, eks siis teatud segmentides see võti peaks olema siin, et me peaks tegema neid väikseid samme, me peaks looma seda turgu, et ütleme, et kui see ärisektor on kiire reageerima, siis sellised pioneeri roll tuleks siit võtta. Ainuke minu hästi sisuline häda on siit, et eriti kui te ettevõtluses olete, et need asjad, kui me räägime asjast, mis on sisulises mõttes õige, aga võib-olla mitte nii kasumlik, siis see tegelikult, mida ta eeldab kapitali. Kas ajakapitali või reaalselt rahalist kapitali, eks, ja tihtipeale mul on üks, ma ei tea, kes seda ütles, aga meelde on siuke elutarkus, mis oli ettevõtete kohta, et ettevõtted ei lähe enamasti sellepärast pankrotti, et idee oli halb, või lihtsalt sellepärast, et raha saab otsa. Et mis on hästi oluline aru saama, et sa tegelikult sus ei ole seda puhvrit, et sa elad selle üle, eks, ja siis sa pead kuidagi laveerima ja üritama ellu jääda. Ja mina ettevõttena, minu arvates need on täpselt seda tüüpi olukord, kus tõenäoliselt ettevõtjana, ma arvan, enamusel on selliseid kohti, kus sa saad aru, et sa oled väga õhuksel jääl. Et sa pead tegema seda, sa ei tea täpselt, mis su homne päev toob, aga sa pead need riskid võtma ja kuidagi sealt läbi minema. Ja võib-olla see on ka üks asi, mida ma julgustaks või mulle tundub, et see meie roll, kogukonna roll ja võib-olla meie inimeste roll on teha need sammud, kui su elu sind pikali lööb, tõusta püsti, teha edasi, et isegi arvestades seda, et meil on võib-olla vähem kapitali, vähem aega, sest natuke on see küsimus, et kui meie seda ei tee, et siis me jäämegi natukene kõrvalt vaatama, ütlema, et need suurettevõtted võiksid olla, et tehtagu, et nad võiks natuke olla rohelisemad, et võib-olla enda sellisest ettevõtluse kogemusest, et kui ma rääkisin korra, ma olin üks, mis mul siiamaani meelde, see on küll meil teile 5 aastat tagasi, et olime uuskasutusega, ilmselt võib-olla osa teist teab seda lugu, et uuskasutus on tegelikult korra pankrotist läbi käinud, reaalselt jõle lahe asi oli kõik, MTÜ, eks, võtab asju vastu, müüb need maha, ütleme, teenib raha selleks, et katta kulud ja siis see raha peaks ülema sealt. Et mõte on see, et tal saab on kulud kaetud on ja tegelikult jääb raha üle ja see raha pidi minema keskkonnaharidusse või ütleme sotsiaalsesse aspekti ja tegime seda, ei mäleta, mis aastas oli, aga ühel hetkel reaalselt oligi niimoodi, et kulud olid suuremad kui tulud on ja kogu see üritus läks kinni ja tegelikult väga suured võlad olid ja oli pankrot, tuli üks väheseid ettevõtteid tegelikult, mis saneeriti, et mis tähendab seda, et ta kuulutati pankrot välja, tehti nii-öelda tervendusmenet, seda ei pandud kinni, lihtsalt sisuliselt öeldi pankrotihaldur ütles, et üritame ellu jätta. Ja olid ka head, see oli koostöös Heatöö sihtasutusega ja tegelikult üks mudel, mis on täna väga elujõudne. Sai uus tegevjuht, uuskasutus läheb väga-väga hästi ja uuskasutuskeskuse mõte on tegelikult see, mis ta teeb, et muutagi kasutatud asjade ringlus lihtsamaks. Et mida kergem on neid ära anda, kui sul seda poode on, ma ütlen piltlikult, igas linnas on pood. Et see ei ole siuke asi, kui sul on kasutatud püksipaar, et sa sõidad teise linna otseselt ära anda. Kui sa teed lihtsaks ja selle ostmisega lihtsaks, siis sul on see edendabki seda ja uuskasutuse näide minu jaoks endal on see, kus sa saad aru, et sisulises mõttes ülihea idee. Idee ühiskonnal minu arvates vajalik, kui me räägime kas või Reeda juttu jätkuks selleks, et ütleme üldse see rõivatööstus kõige parem on, kui need mis iganes riided, jättes tervisemõju kõrvale, võib-olla sul on tõesti hea visata need ära ja osta orgaanist puuviljast riided, aga see aspekt kõrvale jätta, et mitte tekitada uut nõudlust uue riide järgi osta seda, et hoida neid asjad ringlusest, need tegelikult need kestavad, eks, et sa ei pea uut ostma iga hooaeg.
et väga kihvt minu arvates ühiskonnale vajalik idee, kus sa saad aru, et noh, ütleme sellel skaalal nagu idee, mis on ütleme 100 ja siis saad aru, et kuskil, kui sa teed kehvast õnne, sa võid sisuliselt kogu selle noh, nii-öelda teoreetiliselt jätkusuutlik, praktiliselt sa ütled, et noh, ei saanud hakkama ja siis nagu küsida, et noh, kumb siis nendest skaaladest nagu lõppkokkuvõttes on oluline või kitsaskoht, siis noh, mulle üha enam, mida rohkem noh, ise olla, siis ma ütleks just see sama praktiliste oskuste skaala, noh, mitte nagu eetika skaala, ütleme nagu meie puhul on, kui me räägime nagu, ma ei tea, mingit äriettevõtte juht, noh, ütleme tavaäris, siis me võiks öelda jah, et kõike osatakse, aga noh, see nagu see oskuste vanker on võib-olla nagu vale ratsu, et võib olla rakendatud, et aga meie puhul, noh, minu arvates just seda skaalat või noh, teha, mis iganes me teeme, teha hästi, teha homme paremini kui täna, teha see samm edasi, mitte et kõik peaks ettevõtjaks hakkama, aga noh, lihtsalt see, et arendada seda, et minu arvates on hästi oluline. Ja noh, võib-olla sellisest, et noh, need on need nagu mõtted, ma nagu pigem just nagu sellist lihtsat asja teha paremini, et ja ma just üks idee ka, mis noh, lihtne tähelepanek arvamusfestivalil, see küll täitsa teise teema paneel oli vist, ma ei mäleta, kas Reformierakond rääkis mingi majandusteema oli. Aga ma ei mäleta, kas oli Erki Raasuke või keegi ütles seda, et seal oli küsimus, noh, kuidas Eesti läheb, et noh, palju oli, kuule, miks, noh, sisult see teema, miks Eesti ettevõtted teevad allhanget, on ja miks me ei tee oma tooteid, noh, et miks me ei tee nagu rohkem peaga asju, eks. Ja noh, see tähelepanek tegelikult, mis on nagu õige, et kui, et noh, ja siis võiks öelda, et kuule, et Eestis me oleme ikka väga algelised, et aga noh, kui mõelda, et see Saksa, ma ei tea, ettevõte, noh, et kuskilt kellegil on sul nagu 150 aastat seda, teeme see aasta paremini kui järgmine kord, noh, arendada, siis sa saad aru, et meil on nagu 20 aastat. Noh, umbes selliseid nagu õppetund ja siis sa saad, noh, tegelikult ja sa tõesti äris niimoodi, kui sa oled, ma ei tea, mingit äri, noh, teinud on, ma ütlen, Biomarket meil on ka vist 12 aastat või 11 aastat või noh, midagi sihukest, sa saad aru, sa noh, reaalselt ütled, et me täna teeme paremini kui 10 aastat tagasi, noh, siin ei ole mitte midagi teha, et sa noh, oled, isegi ta nagu finantsiliselt ei pruugi alati iga aasta parem minna, aga noh, sa oled nagu, sa saad sellest ärist paremini aru, see on nagu lõppkokkuvõttes oluline. Et noh, ütleme, et seda, kui me jälle mõtleme, et nagu Biomarketis, et aidata kaasa selleks, et need ökotooted leviks on ju, noh, sa tegelikult pead õppima, noh, et sa võid nagu täpselt nagu selle uuskasutusega öelda, et kui me tahame aidata, et noh, ütleme, kasutatud riided oleks rohkem ringluses, aga kui sa teed kehva tööd, siis sa noh, teedki kehva tööd. Et noh, sa peadki, kui sa selles valdkonnas oled, noh, peadki õppima ja edasi minema, et veel kord siis nagu selle skaala arendus on see, noh, kuhu me enam jõudsime. Ma mõtlesin muidu see nagu jätkusuutlikkuse mõttes, noh, me räägime sellest ideest, on noh, nagu sellisest, mis ta üldine välismõju on, aga noh, ma oma töös jah, olen rohkem nagu siin skaalal. See oli nüüd siuke kiire jutt sellest, kuhu ma mõtetega jõudsin. Ma ei tea, kas teil ma nüüd korra pean pausi, et kas teil on küsimusi, kommentaare? Mis selle uuskasutuskeskusega vahepeal nihusti läks? See läks väga tegelikult mitu asja, et ja kõik tagantjärgi, no, ütleme, et ettevõtted nagu pankrotiajad on suhteliselt lihtne tegelikult. Et sa isegi pea nagu väga süsteemselt selle nimel pingutama, aga noh, samas, aga ma ütlen, see oli seda tüüpi kogemus, kus, et oli MTÜ, kus oli, mina ise olin nagu nõukogus, noh, ütleme, et olid nagu tegevjuhid, olid nõukogu, noh, ütleme, see oli seda tüüpi nõukogu, kus, noh, ma esiteks, võtta tihtipeale, kui seal nagu MTÜ, noh, kui sa oled kuskil, siis keegi kutsub, et kuule, tule meile nõukogusse, on ja. Siis noh, peale seda ma esimest korda saan aru, et nõukogul on vastutus. Noh, reaalselt, et noh, see oli seda tüüpi, kus sa tegelikult oled nõukogusse väga hästi esiteks ei saa aru, mis seal toimub. Olid noh, mingisugused EU-rahad on küsimus, et kas üldse keegi sai aru, et kuidas uuskasutuskeskus läheb, et seal tükk aega ka tegevjuhtu, noh, keegi ei saanud aru, kaasa arvatud nõukogu. Noh, ütleme, lõppkokkuvõttes vastutus ma pigem ütleks on nõukogul. Noh, ütleme, et ikkagi, noh, mina tunnen seda rohkem vastutust nõukogule endal kui selle tegevjuhil. Aga lõppkokkuvõttes me ei saanud aru, kuidas meil läheb, et me saime suhteliselt pika vinnaga aru, et meil nagu tulud on väiksemad kui kulud. Ja tegelikult seal oli paralleelselt selline mudel, et me tegime esimese poe, meil läks tegelikult väga hästi, oli Paide tänaval siuke väike pood ja siis me tahtsime laieneda. Et noh, nagu selline, et kuule, ja ideena selle asja mõte on see, et ta võiks olla üle-eestiline. Noh, et sul ei ole mõtet nagu väiksena, noh, et ta üldse Eestit mõjutaks, noh, seal oli see mõte, et tal peaks mingi üle-eestiline mõju olema. Ja siis see järgmine samm, mis me tahtsime teha, oli päris suur. Ja noh, valisime väga ebaõnnestunud koha kuskil Uus-Sadama tänaval, mis on sadamas ja sinna keegi ei leidnud seda. Noh, et me tegime suure poe, kuhu kedagi ei tunde, siis me tegime veel sorteerimiskeskus, siis me tegime veel, ütleme, kontoris meil oli turundusjuhid ja müügi. Noh, et nagu natukene tegime sammu eeldades, et nüüd tuleb suur kasv. Ja see, noh, niimoodi vaadata, oleks see kasv tulnud, siis see kogus, et noh, et me justkui ehitasime vundamenti kasvuks ja seda kasvu ei tulnud, aga see vundament ühel hetkel, kui sa viid kulud üles, kogemus on see, et sul on väga raske neid alla tuua. Et noh, heal ajal on kulubaas üleval, siis kui sa aru saad, et see ei tööta, siis selle noh, laeva ümberpööramine
võttis väga pikalt aega, mis tähendab kogu aeg see miinus nagu tiksus ja ühel hetkel sul on, need on ka seda tüüpi olukord, kus su enda tiim, ühel hetkel, kui sa pead kedagi koondama või lõpetama, siis see tiim tuleb sinu, et need ei ole ka lihtsad olukorrad. Et ühel hetkel need inimesed tunnevad, kuule, te võtsite mind tööle, me ütleme, kuule, näed, asjad lähevad halvasti, aga ühel hetkel, seal oli isegi nagu selliseid, mis on siis töö mingisugused vaidlus on. Ja me saime, ütleme, ilusti lõppkogudes läks väga hästi, ka see pankroti välja tulek sellest oli üle ootuste hea. Et seal olid mingid summad maksti tagasi, siis jagati osa sellest kasumist, mis ma arvan, et ta on väga edukas nagu selline ümberpööramisnäide. Ja teine õppetund sellest, et ta on väga edukas sellepärast, et kui see pankroti osa, ma arvan, nõukogu roll oli suurem, siis minu arvates, et tal hästi läheb, siis ma ütleks, et nendest loorberitest nagu ei tahaks küll väga midagi endale võtta, selles mõttes, et see on ikka ülioluline selle tegevjuhi roll seal. Et me saime Katriin, kes seal siiamaani on tegevjuht, ma ei mäleta, kas 5 aastat või 10 aastat on seal, aga väga hea juht, et väga jalad maas, täpselt ütleme, vähem sellise skaala peal, et ta tuli, kui sul Biomarketi enda kogemus ka, et kui sa võtad inimest, et me algselt, ka Biomarketi näitel nagu otsisime rohkem seda, et ta saaks aru sellest ökomõtleviisist, et kui sul on nagu sellised maailmavaade versus oskused, siis me täna selgelt lähme oskuste järgi ja see oli ka, ütleme seda Katriini uuskasutuskeskuse näite, tal oli palju vähem maailmavaadet. Seda, et kuule, et nagu see uuskasutus on väga hea, aga tal oli väga hea arusaam, et kui asi on ikkagi miinuses, tuleb et ei saa elada miinuses, tuleb kokku panna. See on väga hea oskus, mida meil ennem Katriini tulekut oli seal väga vähe kaasa arvatud nõukogus. Et aga nüüd tagantjärgi väga hea õpetund ja võib-olla uuskasutuskeskule, kui keegi tunneb, me otsime Katriini asemel uut juhti sinna või et seni, kuni me leiame, et Katriin on nii kaua teinud, ta tahaks järgmist, et kui keegi tunneb, et see on ta siuke südamesoov ja tal just see lisaks sellele südamesoovile on ka täpselt need oskused, et siis olete väga oodatud kandideerima ja huvi tundma. Veel mingeid küsimusi? Sa rääkisid sellest, et see põhipiirang on nagu enda sisemine piiratus, et kas sa natuke tahad seda veel avada, et mis sa selle all mõtled? Tead, ma tegelikult mõtlen väga lihtsad asju, ma ei mõelnud midagi väga filosoofilist sellega, et näiteks ma ütlen, Biomarketi jälle toon näite, kus ma olen kõige rohkem ametis. Väga elementaarsed asjad, näiteks see, et tagada, et sul on kaup riiulil. Kui sa teed poodi, sul peab olema kaup riiulil, head müüjad, see, kus sa kaubad võtad, kõik töötab, on ju baasasjad, logistika, ütleme, siis neil on rida suhteliselt elementaarseid asju, millega ma ei ütleme, me ei saa hakkama, me nagu endal ütleme, et nad on võib-olla hindel 4. Me ütleme Biomarketis, me ütleme, me ei saa olla nagu hea, me peame olla, see nagu öeldakse, väga hea, suurim vaenlane on hea. Ja me, tänapäeva äris sa ei saa olla hea, et sa pead olema, sellepärast me ütleme, teeme, aga üritame igal juhul teha väga hästi ja vaata, see on natukene see küsimus, et elementaarne küsimus, kuidas saada logistika nii paika, et need asjad töötaks. Meil on, ütleme, seda tüüpi küsimusi ja ma ütlen, võib-olla ma 10 aasta pärast ütlen või isegi aasta pärast, et me saame paremaks. Meil oli võib-olla aasta tagasi mingid muud teemad, aga ta on just see, et kui ma küsin endalt, kas ma tean, analoogsed asju, täitsa logistika näite, me tahaks, et meil oleks Eesti kaupu rohkem. Täitsa oleks nüüd küsimus, kuidas neid talunikud tihti peale, et kuidas sa selle logistika üles ehitad, eks, et me täna katsetame seda, et kui sa ütled, et iga talunud sõidab oma autoga sinna, teeb selle, reaalselt kogused väikesed, eks, millega ta toob, siis sa saad meil täna 7 poodi, see on täitsa asjad, mida võib-olla kõrvalt ei mõtle, et sul on igaüks teeb arve, siis kui ta käib 2 korda nädalas, siis sa saad nagu juba 14 arvet nädalas, ühe tarni kohta sa saad mingisugune 60 arvet kuus. 60 paberit, mida kuskil raamatupida talunikule kehv on ja siis me üritame täna nagu mõelda seda, et kas me saaks läbi kesklaua, et me viime need ühte kohta, siis jagame ise sealt laiali, kuna meil auto sealt nagu sõidab, eks. Mõne kauba puhul töötab, mõne puhul ei tööta, et ja siis me küsime talunikult, et mingi siuke logistikatasu, mida enamus siuksed suuremad või ketid toimivad tihtipeale niimoodi, et osa, ma ei tea, osa ei lase, ütleme, Rimi või osad on ikka kesklaua tarne, eks. Ja ma ei oska öelda, kas see töötab, ma ei tea, kas see meil töötab, mis selle tagajärg on, et meie jaoks tähendab jälle mingid kulud lähevad, võib-olla mingi laos olev kaup läheb või laovaru läheb mingis mõttes üles. Ja see on see koht, kui ma ütleks, et juhul, kui me seda ära ei lahenda või me lahendame kehvasti, siis me oleme nagu samamoodi nagu uuskasutuskeskusel, et tegelikult see et me ei löönud seda palli sinna väravasse, me võib-olla tegime mingi logistikasüsteemi, mis lõppkokkuvõttes ei taganud seda, et tooted olid riiulis või nad olid liiga kalli hinnaga ja et see ei aidanud kaasa sellele, et see ökoasi nagu leviks. Et ma saan täitsa aru, et ta peaks levima just see, et ta oleks lihtne, oleks võimalikult mõistliku hinnaga, ta ei saa odav olema kunagi, aga et lihtsalt kui me ise, vaata kui me tekitame siukse maailma, et
või noh, mina mõtlen niimoodi, et okei, see kaup on, noh, ütleme, mina kaubandus mõtlen, me oleme nagu vahendajad, me oleme noh, nagu teenrid seal, et me peame tegema, noh, meie ei tooda, need, kes selle kauba toodavad, on noh, lõppkokkuvõttes see on nagu kõige tänuväärsem töö, see kaup valmistajad, noh, meie ülesanne on teha tarbijale võimalikult lihtsasti kättesaadavaks. Ja kui meie nüüd selle oma lüli ehitame liiga kallina, noh, et siis see lõppkokkuvõttes, noh, tulemus ongi see, et see asi ei ole kättesaadav või inimesed ei osta ja noh, see, et kui, ma ei tea, efektiivselt, nutikalt see teha, et seda ma mõtlesin, et see ongi nagu meie enda väravas. Ja noh, öelda, et kuule meil, et ma ei saaks väga vähest asjade kohta, ma saaks öelda, et kuule me teeme lõpp hästi täna. Aga noh, mul on nagu hea tunne see, et me ettevõttena, me teeme enamus asju täna paremini, kui me tegime aasta tagasi ja noh, ja veel edasi. Ja noh, ma ütlen nagu, noh, analoogsed asjad, mis meile näiteks noh, puhtalt ei ole üldse nagu selle skaala asjad, vaid noh, see, et kuidas teha hästi, kuidas juhtida hästi ettevõtet, noh, personali teemad näiteks see, et noh, meil on siuke äri, kus sa saad aru, et see kompetents noh, tuleb ajaga, sa pead neid tooteid tundma, sa pead koolitama. Ja kui sul inimesed nagu ringi liiguvad, et noh, sa pead tegelikult looma keskkonna, kus inimesed tahavad töötada ja tahavad olla ja tahavad tulla sulle, et noh, need on siuksed asjad, kus me saaks alati paremini tööd teha, et selles mõttes oli selline, noh, võib-olla see on nagu tõdemus, et sa ei saa kellelegi üle väljast, et noh, sul ei olegi põhjust välja vaadata, noh, see maailm on sinu vastu alati helde ja lahke või noh, pakub mis iganes, et sa pead nagu ise kuidagi suutma sealt. Või noh, aru saam sellest, et see, kui kiiresti või kui kaugele sa lähed, et noh, ongi nagu 100% sinu teha. Ja noh, siin on kuidagi raske võtta muud positsiooni kui nagu, et nagu reaalselt vähemalt meil on see, et sa pead nagu alandlikult suhtuma sellesse või noh, et sa saad aru, et sul noh, peadki paremini tegema ja ei saa nagu nina püsti ühelgi juhul ajada. Ja võib-olla üks, mis nüüd natukene vahemärkusena veel tuli see, kui siin noh, nagu Reet oli enne selles diskussioonis, ma ei tea, kui osa oli või mitte, et noh, küsida ütleme nagu selles, et tavaäri, eks noh, mina olen tihtipeale mõelnud, et noh, ja see on üldse ka see küsimus, et noh, kas see peaks olema kuidagi, no vaata üks vastus, et meie enda kõige käitumine, et noh, kui meie tarbijatena ostame, siis on, et see maailm muutub. Et noh, et see on lõppkogus nagu selle nõudluse poole küsimus, et võtta tihti peale öeldakse, just kui ma mõtlesin ka nagu jätkusuutlikku eetilist ettevõtet, et kui palju see on noh, nagu ütleme omaniku, vaata kohati mina mõtlen niimoodi, et kui Reet rääkis ka siin ühe selle Inditexi vist juht või omanik oli üks inimene, kes on need saarade ja et kas kapitalist, noh, kui ma endalt küsiks on, et kas kapitalist on, ütleme, kui sa oledki omanik ja noh, mingisugune oligarh nii-öelda, eks, või maailmakunn, et noh, mina ise nagu kohati kaldun arvama, et tegelikult nagu inimesed on loomult head. Et noh, ma nagu, mul on raske nagu mõelda seda, et noh, või mina ei suhtu nii, et suurettevõtted on nagu olemuselt pahad on ja, et noh, kuidagi mulle tundub see liiga nagu vastandlik. Et noh, et see või öelda, et nagu kapital kui selline on halb, aga kohati mulle tundub, et võt me mis mulle tundub, no ühest küljest me inimeste tarbijatena noh, mõju, ütleme see, kuidas me ostame, aga vaata tihtipeale, kui me lähme tööle, sellest ma küll kujutan ette, et kui me oleme suures korporatsioonis tööl, et noh, me tihtipeale inimestena tegelikult allume mingisugusele, noh, kui keegi ütleb, et tee nii ja lase see solk otse sinna jõkke, siis me nagu, minu arvates nagu kõik loovatu seesama vangla eksperimente, noh, tegelikult ühel hetkel me tõstame käed püsti, noh, mitte ainult tarbijatena, vaid ka töötajatena. Me noh, ütleme, et tegelikult meil nõuti, meil ei olnud valikut, on ja me nagu ise, et noh, see solk sinna riisipõllule või ükskõik kuhu, me ju ise laseme selle. Et noh, ühest küljest võiks öelda, me tarbijatena ju ise peaks neid ökoasju rohkem ostma, eks, et see kasvab, aga noh, teisest küljest me ise noh, nagu laseme selle sinna ja siis noh, küsida, et okei, kui see ettevõte, noh, et kelle vastutus on, kas on siis ettevõtte vastutus öelda, et kuule, meie ettevõttes me laseme solgi nagu jõkke on, et kas nagu süüdistada ettevõtet või süüdistada neid töötajaid ja nagu mingis mõttes, noh, mina ise olen pigem nagu, noh, kui mõelda, et me igaüks teeme oma otsuseid, siis noh, mingis mõttes, noh, ma võiks öelda, pagan, sa nagu läksid sinna ettevõttesse või noh, et tule ära sealt, eks, või noh, et ütleme, et selles mõttes ma kuidagi, ma ei kaldu seda suur ettevõtet kui sellist süüdistama, et ma nagu selles osas ise noh, võtaks seda, kui ikkagi noh, lõppkokkuvõttes, et seal on inimesed ja tegelikult see on noh, mingisugune inimeste kollektiiv, kes neid otsuseid teeb. See filosoofiliselt on raske taluda ka seda, et ma mõtlen, te tajute, eks ole, et on vaja efektiivistada oma tegevust, te tajute, et on vaja kasvu, et te olete samas paradigmas, milles nagu kogu see tootmine. Et kas seda on filosoofiliselt nagu keeruline taluda ka või? Tead ei ole, vaata mina olen enda jaoks,
ma nüüd ütleb mul pärast, kas ma sain just õieti aru, aga meil oli näiteks uuskasutuskeskuses, mis peaks suurendama, ütleme siis, säästvat tarbimist on või. Oli küsimus, et kas me üldse hinnakamp, oli mingi aeg, kus me ütlesime, et ärme hinnakamp, sisuliselt ärme üldse müü, sest me suurendame tarbimist. Et meil uuskasutus peaks olema nagu, võiks tekkida konflikt, et okei, me tegime poe, on ju, et parim uuskasutuskeskus on see, kus me kogu aeg kirjutame siin ukse peale, et sanitaarpäev piltikut on ju, et mis te tulite, on ju, mingi koju. Aga ma ise, vaata minu jaoks, see suuruse mõte on nagu selle turu osa suurendamine. Et vaata reaalselt ikkagi, kui me võtame kogu see nii-öelda ökod, me nagu, kui me biomarketist räägime, me ütleme, kuule, vaata, mul on nagu täiesti mingisugune Eestis on 1,5%, on ju, et jumal pärast see kogu see suur pall võib minna alla, see on täiesti okei. Ta tegelikult võikski minna alla kogu nii-öelda see, mis on 100% tarbimisest. Aga minu arvates ei ole, see pall, kui see öko-osa on must, on, siis see tulemus võiks olla mitte sama suur pall, mis on must, aga nagu piltlikult väiksem pall, millest see musta osa on, ideaalis kõik võiks olla must, eks. Et vähem tarbimist, aga nagu targem tarbimine võib-olla ja selle koha pealt ma ei näe, ütleme uuskasutuskeskuse puhul, biomarketi puhul, kui ma reaalselt endalt küsin, et kas biomarket, ma ütlen Lamuu puhul näiteks võib olla ka küsimus, et me ei ütle seda ökojäätise puhul, et mida rohkem te sööte, seda parem on. Ja ma ütlen, et tegelikult see ei ole tervisetoode. Ütleme, seal on palju suhkrut sees, et söög, kui te jääd. Ja see on täitsa, selles mõttes me üldse ei näe ka probleemi selles. Me ütleme, kui sa jäätist sööd, on ja pigem söö vähem, söö head jäätist ja kogu lugu on ja mitte, et sööge täpselt sama palju. Ja ma arvan, see on paljudes ütleme jah, ei ma sellesse vähem tarbimisse tegelikult täiesti ise usun ja mulle tundub, rõiva segment on näiteks üks, kui võib-olla mul on sellest taaskasutusriide, võib-olla meesterahvana ka, ma nagu ei, ütleme, ma ei naudi riidepoes käimist selles mõttes nagu tava, et mina ütleks, et vaata, kui sa nagu ühiskonnana, mina mõtlesin, et Eesti võiks olla täpselt siuke taaskasutatud riiete koht. Et sisuliselt, kus mõelda, ütleme kõik, mis need saarad, vaata kui sa kaubanduskeskkonna, me oleme ka kaubanduskeskus, kui sa vaatad nagu riidepood, ja kui sa nüüd nagu mõtled, et sa kõik selle käibe, mis sealt läbi läheb, see tegelikult on asendatav, ütleme 1 miljon inimest riidesse panna või 1,5 miljonit, et me saamegi need asjad kokku, sest kuskil Inglismaal igal pool seda jääb üle. Ja kõik selle raha, ma ütlen, see ei ole 100%, aga ma ütleks isegi, kui me pool ostaks. Ma ütleks, paneme selle raha haridusse, ostame, et võtke see raha, mis te kulutate riietele, ostke raamat, käige teatris, võtke vaba aega, käige nagu mitte 5 päeva tööl, vaid käige 4 päeva tööl, kui see, ja tehke selle 1 päevaga midagi muud. Ja see on nagu väga reaalsed numbrid, kui lihtsalt võtta, et ma ei teagi, mis see rõiveääri käive on, aga ikkagi 100 miljonid. Ja ütleme, minule endal tundub väga lihtsasti asendatav, lihtsalt täitsa ütleme, mina saan nagu oma riided, ma väga harva ostan uusi asju, on asju, mida sa pead ostma, eks ja jalatseid või midagi, aga et see on nagu, ütleme, riiete eelarve, ma olen keskmisel inimesel alla tuua, minu otsa on suhteliselt, ma panin oma suurepärase nutitelefoni helisema, kui mul on veerand tundi aega. Et see oleks üks segment, kus ma näiteks seda kogu tarbimise vähenemist, minu oleks väga lihtsalt tehtav. Nii-öelda, ja teisest küljest muidugi andes au. Ütleksid riigipoolsed väga suured nagu vastu reaktsioonid arvates. Tead, ma ei usu seda. Mida väiksem käive, seda väiksem maks. Ja, vaata, meil näiteks uuskasutus oli kunagi nagu huvitav arutelu selles osas, vaata, uuskasutus on lihtsalt, täna me oleme olukorras, kus meil jääb raha üle ja peakski jääma, tähendab, et see on natukene nagu Oxfam Inglismaal on ja, et põhimõtteliselt selles kaubanduses tekitatakse käive ja Oxfam annab selle arenguriikidesse, eks me oleme öelnud, see peaks siia Eestisse jääma. Ja me ei olegi lõpuni suutnud mõelda, et mida, mitte et seda raha palju oleks, aga ütleme, mis iganes summas on, et mis on sellest kõige mõistlikum viis. Et nagu seda mõju saavutada. Ja seal on alates, ütleme läbige, ütleme, et kui sul on mis iganes X summa on ja minu uuskasutus ikkagi meil jääb, ütleme ligi võib-olla 100 000 peal aastal nagu üle. Et mis sa, ütleme, selle MTÜ sektoris on suur raha, et ütleme, mida sa siis sellega teed. Ja me ei olegi lõpuni, meil on aastaid, ma olen mõelnud, mis see kõige parem mudel on ja nüüd me oleme nagu heateole andnud, me toetame, uuskasutus toetab täitsa teist teemat, näiteks kiusamisvaba kooli, Kiva programmi, aga üks mõte, mis käis läbi, on näiteks tekitada radikaalne nagu Greenpeace Eestisse, näiteks, et see sama rõiva mõttes, et kui nüüd küsida, et kui see H&M-i kauplus avatakse, eks saata sinna need plakatitega, kes ütlevad, et ärge tulge ja väga siuke radikaalne nagu löögirühm. Aga mitte vägivaldne, ütleme, nagu mõte on see, aga et kas on nagu mingi käik, mida saaks teha, aga meile endale tundus lihtsalt minu arust nagu huvitav idee, mille üle mõelda. Et kui oleks see raha ja me tahaks mõju saavutada, et mis siis saavutaks, et kas selle tarbimise tooks alla see, et seal ongi nagu plakatitega keegi. Aga meile tundus, et see võib-olla tegelikult ei ole see Eestis. Et sa natukene, sa just võib-olla tekitad nagu selle tunde, et H&M-i vastu on piltlikud, ongi siuksed nagu,
et lihtne on neid panna kasti öelda, et need on radikaalid, et tegelikult tarbige edasi, et noh, et sul oleks nagu mõistlikum, noh, kui ütleme, noh, ma ei tea, nii, et Reet Aus ja keegi, noh, et nii-öelda tavainimene ütleks seda või noh, et noh, tava või mingis mõttes arvamusriided, aga mitte nagu radikaal. Et, aga noh, see on ka, et kui teil tekib hea mõte, ütleme riiete puhul, et kuidas seda tarbimist Eestis vähendada, et noh, ma ei tea, riik, ütleme, ausalt riigi mõju, et riik, noh, sisuliselt see on nagu enamus, kus rõivatööstus on selle koha pealt ka nagu huvitav. Et see on noh, täpselt seda tüüpi kaup, nagu Reet ütles, et enamus raha läheb Eestist välja, noh, et siin on kohalikku rõivatootmist väga vähe, noh, kuna see ongi siuke globaalne äri, siis noh, täpselt siuke käive, mis me maksame mõttetult, läheb riigist välja ja noh, natukene on lõppkogus eriti need brändikaubad on, kus sa saad aru, noh, et see riie maksabki on 1 või 2 taala, aga noh, sa sisuliselt ostsid mingit, ma ei oska öelda, mingit kuvandit endast. Noh, nagu, et sa sisuliselt ostad, noh, ma ei tea, pooleldi sotsiaalset kuuluvust, noh, et ütleme, et sul on see Saara või Hugo Boss või noh, mis iganes on, et noh, sa sisuliselt maksad ikkagi siukse nagu laksu selle kuuluvuse eest, et noh, kohati nagu mõtleks, et seda noh, võiks olla lihtne muuta, muidugi reaalsus on see, et see on täpselt see koht, mida tegelikult ongi kõige raskem muuta, noh. Et ütleme, kui hakkad ütlema kellelegi, et kuule loobuma, noh, nagu ma ei tea, mingisugusest kuuluvusest, et noh, need on vist nii noh, ma ei tea, baasvajadustel põhinev asi, et noh, et see on jälle võib-olla see koht, kus nagu ilusast riidest väljanägemisest loobutakse suht staatusest, noh, võib-olla kõige nagu viimases faasis, et kas sa saad öelda, millal ja kust sa ostsid need teksapüksid? Jaa, ma olen, need on Humana teksapüksid, kui sa tahtsid teada, kas need on uued või mitte, siis need on ka taaskasutatud, aga ma ei mäleta. Ma elan Tartus tegelikult suure osa ajast, siis need on Tartu kuskilt Humanast ostetud, aega ei mäleta. Kindlasti mitte see aasta, aga ma arvan võib-olla eelmine aasta. Aga need minu elus need kestavad, et ma selles mõttes... Kas see uus kasutuskeskus võiks võtta ka sellise asja programmi nagu Digivaba kool Eestis? Tead, ma ei oska selle koha pealt, me uus kasutus lihtsalt, me ideaalis otsiks keskkonnaprojekte. Et see võib olla teema, et kui sul on, ütleme, kui sul tõesti on mingisugune idee, siis sa võid saata kas otse uuskasutusse või Heateo sihtasutusse. Noh, tegelikult nagu see kokkulepe Heateo sihtasutusega on see, et Heateo sihtasutus võiks aidata valida neid projekte, kuhu see raha läheb. Et selles mõttes see kiusamisvaba kool oli, mitte ta ei ole keskkonnaga seotud, aga ta oli projekt, millesse me uskusime läbi selle, et see... Digipööre on sama laste kiusamine. Nõus. Ma selles mõttes, sa ei pea mind praegu veenma seda, aga et kui sa ise usud seda, noh oluline ma arvan, et ongi see, et sa ise usuks ja et see projekt oleks arusaadav, et ta seal see skaala, noh mis võib-olla sama, mida mina siin räägin ka nagu Heateo raames, et kui me toetame projekte näiteks, noh on just selle idee elujõulis, noh et me ja küll ideed mingis mõttes on lihtsam öelda, kuule, et see ongi hea idee, eks noh, siis me küsime, et mis on see viis, kuidas sa selle ära teed. Et noh, et see on nagu pigem see kitsaskoht, mille üle see arutelu peaks tulema. Noh, et sa jah, natuke selle visiooni ütled ära, et ma olen täitsa nõus, et see digipööre võib-olla ongi väga hea asi. Aga et noh, et kuidas siis sa selle reaalselt ellu viid, et mis vahendid sul selleks on vaja, eks, et see on see küsimus, aga noh, see, ütleme, ma jään sulle täna vestluspartneri selles mõttes nagu nõrgaks, et või noh, mina seda otseselt ei otsusta, mis selle rahaga saab. Aga ma julgustaksin küll seda ideed kirjutama, ütlema, et sul on seda raha vaja, et noh, iseenesest neid ideid ei ole ülipalju, kuhu seda panna, nagu häid ideid. Mõne aastat tagasi tegi Brightoni ülikooli tudengid minu arust tegid koos Londoni moeülikooliga, neil oli niisugune nagu, nüüd meenutus oli, isegi meie meediast vist jooksis läbi sotsiaalkampaania tegid, kus nad pildistasid üles mingit kuulsamate brändide mingisugused outfitid, siis mingite inimeste seljas ja siis nagu teise ringi riided ja siis tõid välja need mingi sotsiaalse mõju, nad keskkonnamõju on jube lahedad, noh, nad tegid need väga kõvade moefotograafidega, nad olid tõesti sellised, et ma mäletan, et ma ise Londonis elanud väljas oli, et kui sa vaatad eemalt, no niisugune väga kvaliteetne moefoto, siis lähed lähemale, siis kogu see info oli seal peal. Mina olen sellest aru saanud, et rääkides üsna palju ka, ma käin koolides vahest ikka rääkimas, et ma arvan, et kõige suurem takistus on lihtsalt infopuudus. Et uuskasutuskeskus, tegelikult oleme seda ka Katriiniga minu arust mitu korda rääkinud, tegelikult üks niisugune natukene laiem niisugune hea kampaania, mis lihtsalt selle info tooks inimesele tänavapilti või kätte saada. Ei, ma olen täitsa nõus, et see bränd nagu selline, noh, et ta tegelikult võiks öelda seda, et see uuskasutud asja ostmine on mitte ainult mõistlik, vaid väga eeskujulik, eks. Noh, öelda nagu lihtsate sõnadega üldse, et selline võimalus on olemas, et see turundus, noh, lõpuks ega me uuskasutusega olemegi jõudnud natuke sinna,
noh nüüd sellel teemal, et võib-olla see hetk seda raha laiali jagada, noh et tegelikult me võiksid teha tast tugevama organisatsiooni. Noh sisuliselt ootas on küsimus, et teha neid poode rohkem on öelda, et ta võib-olla ei peagi esimene aasta kasumist, et seda kapitali panna lihtsalt laiali. Ja osa siis sellest ka turundusse investeerida, lihtsalt öelda, et teeme tast kui me vaatame, nagu me käisime ma ei mäleta, milles oli 3-4 või 4-5 aastat tagasi, Oxfam teeb põhimõtteliselt nagu analoogset asja Inglismaal, et neil oli, ma ei mäletaks, 800 poodi või. Ja me käisime just seal ja huvitav, kas sellel skaala, vaata Oxfam iseenesest on täpselt siuke, et aitame, lõpetame vaesuse maailmas on see nagu nende siuke, või vaesuse lõpetamine. Aga see, kuidas nad teevad kogu see jaekaubanduse osa, see oli täitsa, sinna lähed täiesti äriline mõtlemine ja see oli selles mõttes nad väga reaalselt ütlesid, et see on see segment, kus sa pead, et sul on see nii-öelda tugev sotsiaalne taust, aga võti on see, et ikkagi või Oxfamilt oodatakse, et nad teevad korralikke poode, teevad nagu kasumit, kui pood ei lähe, sa paned kinni, teed teise kohta, juhataja ei tööta poed, ei ole hea juhataja, vahetab ära, et nagu selline äriline, ikkagi väga professionaalne ja see oli see, neil on 50 aastat, nüüd juba 60 varsti ajalugu on, kus sa nagu näed, kus ta oli nagu natukene selles mõttes siuke julgustav, et vahel kui sealt tuli see küsimus see, et kas see konflikti mõttes, et see on nagu MTÜ või nagu sellist mingi aeg, uuskasutus oli ka täpselt siuke, et sa mõtled, MTÜ ja üldse kohati vaata mingis keskkonnas, võib-olla siin ka või kunagi ütleme on see, et kui sa mingist ärist ja majandusasjast räägid, on, siis sul nagu osadel lähevad tšakrad kinni, minu arvates on, ma just võib-olla põhisõnum võib-olla ongi see, et tegelikult see on lõppkokkuvõttes on just, ma arvan just meie seltskonnal, kui niimoodi üldistada pigem nagu nõrgem koht, et tegelikult meil on head ideed ja me peaks minema kellegi vastu on ja või kuhugi siia maailma, kus tegelikult konkurents on hästi tihe ja nagu me ei saa öelda, et kuule, et mul on hea idee, aga ma teen kehvemat tööd, on, et ma ei tea, tootmise mõttes, mul on kehvem paakend, on ja mul logistika, me jääme hiljaks, kui saage aru, on ja me olemegi siuke ökoettevõte, et ärge oodake, tegelikult nii ei saa öelda, on ja lõpuks peab ütlema, et meil on lõpp ja asi, aga vaatame nüüd tegelikult isegi oleme täpsemad kui need teised, on ja või tagame selle ja tihtipeale, see on see koht, on ja kus minu arvates võttemaailmaga, võib-olla seda kõige rohkem tahtsingi nagu muuta, et me seda oma südamega asjadeks hästi, me ei tohi seda nagu reaalset elu, seda ka rahamaailma kuidagi nagu halvaks panna, et ma olen juba mitu aastat kandnud endas ideed ja on ka mõttekaaslasi olnud, et kas ma mahuks Eestisse, Tallinnas ära üks ökokeskus, ta oleks nagu ütleme kaubanduskeskus, suurem, kus ta oleks asjad koos, aga ta oleks ka selline meelelahutuse hariduskeskus, kus pere tuleb ka päevaks sinna, kus ta veedab aja, saab oma kaubad ostetud, ta saab sellest ökoloogilisest eluviisist, rohelisest eluviisist teada ja selline kõik ehitus ja ütleme ja seal oleks ka siis siuke väga tugev siis siuke äriline pool või jääkaubanduslik pool, mis siis ka selle ütleme pehmemat väärtust nagu ära kannab. Kas siuksel kohal nagu oleks jõudu? Et ütleme ma ei usu sellesse idee, ma arvan ühel hetkel võib-olla see tekib, aga ma arvan, ta tekib nii, kui see sisu seal on, et ongi see sama ökohariduse ettevõtte kuskil tegutseb ja siis on keegi ökopood ja keegi tootja ja et kui need saavad kokku, ütlevad, et seal on mingi loogika need ühte ruumi panna. Et siis ma usun seda, kui keegi läheb ideega, et teeme, ma ei tea, ökokaubamaja, ökokeskust, et see on võib-olla ka see koht, kus ma ütleks, et see võib-olla siuke kokkupuude või ma täitsa praktiliselt arvan, ka Eestis võib-olla ikkagi ei ole turgu selleks, et ta nii suurelt nagu ja et seal võib-olla puudub see loogika, et miks need kõik ühte kokku peaks panema. Et selles mõttes ma niimoodi ülioptimistlik ei ole nendes suhtes ja ma ütlen jälle näiteks biomarketi, vaata meil ka küsimus, et täitsa praktilised asjad, et kui me teeme ja mis on nagu äris on ka, et see kunagi ei tee ette, eks näiteks iga järgmine pood, ma kogu aeg küsime, et kui palju, vaata biomarketil on täna nagu 7 poodi ja eks meil on nii-öelda kolleege, Ökosahver, Mahemarket, kõik teevad nagu ka väga kihvtid, natuke teise kontseptsiooniga kihvtid poed, ütleme selles mõttes võib-olla isegi ökolikumad kui meie poed, me oleme hästi selgelt öelnud, me teeme käidavates kaubanduskeskustes natuke siukse teise stiiliga, mitte siukse talupoode. Aga iga kord, kui sa teed uue poega lõppkogus, me ei tea, palju seda nõudlust on ja mulle natukene tundub, et me oleme üsna siukse selle koha pealt nagu piiri peal täna, et me hakkame juba päris kõvasti ümber jagama, et nüüd öelda, et kui siin veel oleks mingisugune, et see siuke kaubanduskeskus või ütleme ökokeskus tooks, aga kindlasti ta mingi täiendava nõudluse tooks. Et aga nii-öelda siukest ülioptimistlik ma ei ole, aga täpselt ütleme ükskõik, kui see ettevõtjana kõigilt küsida, ega sa lõppkokkuvõttes keegi ei ole kunagi optimistlik, aga sa pead siis ise uskuma ära tegema, eks.
et ma ise tunnetan, et mul oleks ka mingi aeg, võtan pool päeva kuskil, et ma saaks kõik need niinimetatud ökoteenused, ma saaks ühe koha pealt kätte, üks jupp on siit, teine sealt, siis tavaliselt üks koht teeb ära. Ma ütlen, seal võiks alternatiiv, meditsiiniline pool, kõik olla juures, ütleme, teatri, kultuuri, üritused, kõik juures siukses. Ta ei pruugi olla üks maja, aga ta on üks keskus, Telliskivi midagi nagu, ütleme, võiks ja sealt ju midagi ju juba tulla. Sest toidukaubas, ma mõtlen, biomarket on eelkõige toidu esmatarbekaup on, et meie mõtleme seal mingi tunnetus on see, et inimesed, meile tundub, et see ökoasi, ta ei peaks olema siuke, et sa pead teise linna otsa minema või et sa pead nagu minema nurga taha, et see on kindlasti osa inimesi, kes naudib seda, sa saad autoga ligi, sa pargid ära, aga ütleme siuke tava, lihtsalt öelda, et nii-öelda inimene, kes seal käib kaubanduskeskuses on ja et meie nagu mõte ja võib-olla see on ekslik, aga me täna oleme mõelnud, et sa pead olema lähedal. Et sa ei pea, et üldiselt igasugune ekstra pingutus, et me üritame seda nagu minimiseerida, seetõttu me oleme öelnud, et lähme pigem nagu sinna, kus on inimesed ja kohati see on ma ei oska öelda, et kohati on õigustada, ma näiteks kui me enda kogemus vaatame kesklinna poode, meil on 200-300 meetri, meil on kaubanduspood ja Solarises on ja sisuliselt me mõtlesime huvitav palju siis sellest nõudlusest nagu ümber läheb ja väga vähe läks. Et mingid inimesed, kes käivad Solarises, nad ei, ma ei tea, kas ei viitsi või sul käiguteed on inertsed suhteliselt, et ta ei ole tulnud, et igal juhul meile tuli suhteliselt suur hulk kliente tuli lihtsalt tänu sellele juurde, et see pood oli seal, kus kellegi tee peal. Natuke analoogne on, mida me mõtleme uuskasutuse puhul, et seda, et ja jälle hüpoteesina, ma ei tea, kas on õige, aga et väga lihtsalt, et suurendada rõivaste taaskasutust, neid punkte peab olema rohkem. Sisust nagu Oxfami mõte on, et Oxfami poed Inglismaa 800 poodi peatänavatel, sisust mitte nurga taga on täpselt kõige nagu peatänaval on ja see töötab, vähemalt hüpoteesina. Minu nimi on Mart ja minu nimel on praegu Raplamaal igavene suur maja, 700 ruutu. Ma vaatan seda vahvat kogukonda, mis siin on, te tunnete neid süsteemi, kas on väga keeruline sinna organiseerida midagi sarnast. Kas oleks huvi selle? Kuidas siukest asja üldse ajada? See võiks näiteks olema esindus Kallakuga, kui ma kaasa oleks, ma olen kirjutanud mõned esindusraamad. Taaskasutuse saab kohe teha. Oleks selle reaalsust niimoodi nullist lähtuda hoistu? Tead, ma ei tea, vaata lõppkogudes on see, ma olen see, kus sa alustad on õige, et sa küsid seda, et ütleme, aga ma ei ootaks liiga palju väljast neid vastuseid, et Nukra võtta maja, tikub maamaja nad üles. Jah, mina ütleme ülioptimistik jällegi ei oleks ja kui keegi oleks mult siia küsinud, et kas siia saaks kogukonna teha, ma ütleks, et ka ei ole ülioptimistlik, see kogukond on siin. Et selles mõttes, et enamus neid asju, et ei tasugi võib-olla optimismi oodata, aga minu arvates see oluline, vaata mina ka kohati ise mõtled oma biomarketi või üldse töötajatele, ütled, et mõtle läbi, kas sa tahad seda teha, et kui see kogu tuul on sinu vastu, pärituulega lihtne asju teha. Aga et vaata see kuskil peab olema siuke asi, kui sa ütled, et ongi ütleme, et esiteks sul on 1000 ust, kus sa võiks sisse minna. Et ma küsiks, kui sul kõik võimalused lahti, mis uksest sa lähed on ja siis kui see on see sama keskus, ongi see, mida sa tahad teha, siis tee seda. Kui see on mingi asi, mida sa võib-olla ei taha teha, minu arvates on esimene asi, et kui sa ise usud sellesse, aga lõppkogudes vaata see ongi siuke, et siis sa pead ümbrust pusima hakkama, aga tõenäoliselt on osa sõpru kindlasti, kes ütlevad, tee muidugi jälle lahe idee, aga ütleme siis ma olen 80% on kõik natuke skeptilised on, aga see lõppkokkuvõttes mulle tundub, et need kumbki arvamus väga palju ei loe, kui sa ise tunned, et see on see, mis sa teha tahad, eks, aga kodutöö peab tugev olema, ma seda ka vaata äris kuidagi näed, et sa ei saa uisapäi, sa ei saa teha asju, et lihtsalt, et kui sa tahad seda teha, käi kõik need näited läbi ja ma tahtsin lihtsalt lisada, et sama see ökopood või see asi on tegelikult sul juba olemas, et kõige parem koht ongi üks talukoht, et selles mõttes ei peagi midagi tegema. Seda ise majandades on kõige ökoloogilisem ja ökonoomsem. See ei ole talukoht, et see on siukene... No ei, pääsme mõtlema... Tohutu suur Alevi maja, 700 ruutu. Et kui ta on Alevis, aga üleüldse, kas linna teha kuskile mingisugune suur keskus, inimese asetada jälle kuskile keskused käia ja nii edasi. Tegelikult kõik talukohad on ju ökokeskud. Et poleks üldse mingit vahendust vaja, mingit Euroopa kraavi tuua siia ja nii edasi. Aga tead, see päris nii, vaata mina ise, ütleme, vaata mulle tundub, näiteks ma hommikul kuulasin seda Ott on nende otsetootjalt, vaata need on tegelikult väga head asjad. Selles mõttes, et ma ütleks ka, et mina kui biomarketiga kohati vaata mõtled, et võiks teha siukest äri on ja millel on mingi sisuline point.
Ja kui tunduks, et see nagu see iva kaob ära, on, et kõik ostakski otse kuskilt talult, mul ettevõtjana oleks mõtleks, okei, proovisime, on, et seda vajadust, kui et sa ei taha nagu kunstlikult tekitada ettevõtet, öelda, kuule, tegelikult ostke meilt, aga lõpp nagu siuke hea lüli on kuskil mujal, eks. Et aga mulle tundub arusaam sellest, et vaata, kui sa nagu kaubandust mõtled, et vaata, vanasti tekkisid, ütleme, see on lihtsalt füüsilise logistika küsimus minu arvates selle koha pealt, et miks tekkis turg. Lihtsam on öelda, et toome kauba siia, tarbijad tulevad siia ja võtavad. Et ja sa ei asenda, ütleme, minu arvates näiteks seda öelda, et igal talul on nagu otse, iga tarbijaga, minu arvates see on ebareaalne, ta on reaalne piirkondlikud. Et täpselt need otid on suhteliselt piirkondlikud, aga niipea, kui sa lähed, ütleme, Tallinnas näiteks on Nõmme ott, siis sa ühel hetkel, sa saad aru, et sul on, seal võib-olla käib 50-100 inimest, mis on väga okei, aga tegelikult, kui sa võtad Tallinna on ju see 4 või 500 000, mis seal on, ei käi seal. Ja selle koha pealt, võib võtta idealistliku positsiooni, öelge, kuulge, need 4, ärge kaubanduskeskusse minge. Aga minu arvates reaalsem on öelda see, et see ongi natuke siuke minu jaoks nõksa siuke teoreetiline. Et öelda, et jah, et kuulge, muutke seda käitumist, aga mingis mõttes lihtsam on see, et pane see pood sinna, tule selle sama otiga või ma ei ütle, et see peab biomarketi kaudu, et see talunik võiks oma leti sinna panna ja ma ütlen, et raudselt ta müüb rohkem kui kuskilt nagu läbi selle oti. Sellepärast need külad tekkisidki, eks ole. Jaa. Et on mitu maja. Jah, aga selle koha pealt seal on mingi nagu loogika, miks see logistika koondub, mulle tundub, teatud valdkondades. Aga kui kellelgi on talu lähedal, siis ütleme, meiega kunagi biomarketis me isegi tahtnud Eesti asju, me ütlesime, et tulla ütleme sellist juurikaid, ma ütlesin nagu pagan on ja ärge ostke, et tuua kartul kuhugil kaubanduskeskusse ja siis mulle tundub, et nagu Eestist vaata värske kraam, mis on ta nagu seisab ka paremini, kui sa võtad otse sellest talust. Aga lihtsalt on rida inimesi, kes tegelikult nende, sa võid öelda, ma ei tea, keegi pank on halb näide, aga ütleme, et nagu lihtsalt inimene, kes töötab pangas, on, tal on kiire elu ja nüüd talle öelda, et see on natuke ebareaalne öelda talle, et kuule, et mine nüüd käi osta seda otse talust või leia see talunik, et lihtsalt, et sul on tegelik valik see, kas sa paned talle selle ökokartuli sinna tavakartuli kõrvale ja siis ta võtab ja kui sa ei pane, ta ei võta. Ta enamus sellest ei tee seda alternatiivi, et okei, seda ökokartulit ei ole, ma nüüd lähen toon ise talusse, et ja see on nagu see, mis minu arvates on hästi nagu siuke nagu oluline aru saada, et teha see nagu lihtsamaks, et ja kui see on lihtne, siis ta võtab, sest ma lugesin, huvitav oli, see on nagu viimane, ma arvan, ma olen üle oma aja, et selle lihtsamaks tegemise suhtes oli üks McKinsey konsultatsioonifirma raport globaalse ülekaalulisuse mõttes, mis oli küsimus, on tegelikult väga suur teema, et inimesed on ülekaalulised ja siis seal oli erinevaid meetmeid uuriti nagu siuke metauuring, et mis meetodid üle maailma on ja üks järeldus oli see, et sa pead nagu nii-öelda ei ole ühte siukest hõbekuuli on ja sa pead nagu ütlema kõik meetodid, sa pead kõiki korraga tegema, et üldse see on nagu siuke suur teema, et sa ei saa öelda, et üks mingi siuke nagu hõbekuul on. Aga teine teema, mis olid meetodid, mis tegelikult töötasid, olid piltlikud, kui sa tahad suhkrut vähendada. Kõige lihtsam on, et sa ütleme, teed seda nii, et inimene isegi ei saa aru sellest. Sisuliselt piltlikult, kui sa oled harjunud Coca-Colat jooma ja öelda inimesele, et kuule, et ära joo seda, joo mingit tervislikult, see ei tööta, vaid sisuliselt olid siuksed meetodid, mis kutsutigi nii-öelda varjatud meetodid, et lihtsalt Coca-Colas seda suhkrut vähendatakse või sa vähendad seda kogust. Et ta enda arvates ikka joob pudeli on, ennem oli see pool liitrit on ja ta ei panegi tähele, et nüüd on 475. Ma jätan selle eetilise poole selles mõttes kõrvale, et see tootja müüb vähem on. Aga põhimõtteliselt sa nagu sisuliselt inimene tarbib ikka edasi ja sa tema teadmata muudata käitumise tervislikumaks. Ja need on, sest igasugune muutus, mis eeldas nii-öelda teadliku käitumise muutust, on nii palju inertsem, et ja see on natukene siuke nagu siuke suure venna teooria tegelikult, et keegi sinu eest otsustab ära, mis nagu paraku täpselt nii ongi, et sa pead osa asju tegelikult nagu keelama. Kui sul oleks samad näited on, et kui see kiirlaen ikka ei piira, siis inimesed laenavad ennast lõhki, siin ei ole mitte, sa võid nagu rääkida seda, et see on kahjulik on ja praktika on see, nad laenavad lõhki on ja kui sa turvavööd ütled, et ei ole kohuslik, räägi, mis sa räägid on ja seda ei panda pea, et sa saad suurema tulemuse, kui sa ütled, et see on kohuslik on ja või ütleme, et kui sa isegi mitte kohuslik, sa võiks teha auto, kus ta paned sul selle ise peale. Ja see on nagu see arusaam selles mõttes, kui nagu üldse neid, ma ei tea, tagasi tulles sinna, et ma ei tea, rõivaste taaskasutust, et tehe see lihtsamaks, pane see pood keset küla tal on ja või nagu ökotoidu mõttes ka, et ära eeldata, tuleb sulle tallu, vaid nagu vii seda ukse taha, või vii talle kuhugile tööle see näiteks, et vot, kui nüüd ma lõpetan selle üle aja kahjuks küll juba, aga...